Ragne, näed, siin on tuli. Näed, tuli põleb. Mina panen oma silmad siia sisse ja selle tulega vaatan sinu kõrva. Tal on nüüd siin kas vaik või mingi asi. Nagu väike pall. Sul on siin kõrva sees üks koll. Tädi vaatab kolli. Kui ma näeksin kompuutrit, siis ma saaksin midagi öelda. Taga tundub, et kuulmekile on normis, aga see peab olema, või on mingi võõrkeha, või ta on mingi väikse tärli pannud sinna või midagi niisugust võib ka veel olla, aga ma ei saa seda niimoodi tema puhul. Ma ei saa temaga sõnalist kontakti ja ma ei saa teda... See on mingisugune luuline või võõrkeha. Ta ei ulatu päris kuulmekileni välja, aga kuna ma ei saa lapsega sõnalist kontakti, siis ma ei saa seda niimoodi ära võtta sealt. Nüüd on hakanud olema. Milline on tema saatus edasi, kui ta nüüd selle implantatsiooni saab tehtud? Mis minus tekitab muidugi ka niisugust väikest pessimismi on just see, et ta on nagu küllaltki vana. Ja et kui palju suudab see implant talle anda, selles mõttes, et kui palju süstemaatilist tööd peab küll sellele järgnema, et ta saaks sellest implandist ikkagi, ütleme, et kas või 1/3 sellest kasust, mida ütleme, et saaks selline laps, kes saab ta aasta-2 vahel. Et seda vähemalt ka see perekond peab olema teadlik, et see ei oleks imeasi, mis sinna kõrva pannakse, vaid tugeva töö tulemusena saab ta midagi, aga ta ei saa kindlasti seda, mis oleks saanud väike laps, kui ta oleks selle saanud. Et seda, mitte selles mõttes, et ma ei tahaks seda teha või oleksin nagu vastunäidustatud, ma olen heades suhetes olnud erinevate lastekodulastega ja väga tahaks anda neile parimat võimalust, aga just selles mõttes, et me peame jääma realistideks tulemuse oodates, et me ei saa oodata sealt sellist tulemust nagu võib-olla mõnel teisel lapsel. Kus ma lapsu kammi nüüd ometi üles leiamegi? Tähtis päev. Muidugi on mul sünnipäev. Sünnipäevale tuli. Palju õnne.
Ragnel on ka püütud? No ilmselt on püütud midagi rääkida sellest implantatsioonist või selgeks teha või viibetega näidata või kui palju tema üldse kujutab ette, mis temaga toimuma hakkab, selles mõttes operatsioon, eks ju, teistmoodi aparaat, teistmoodi mingisugused tunded, helid, kõik sellised asjad, et kui palju ta ise sellest teadlik on või ta? Kasvatajate abiga lasteaias on ühte-teist püütud talle selgitada, et miks ta täna siia meiega koos sõidab aga ma ei tea, kas ta nagu oskab ise sellest väga palju, sest ta ei kujuta ju ette seda, ta ei ole ka selles situatsioonis olnud. Lihtsalt võib-olla selline hästi lihtne mõtlemine, et ütlesid, et ta hakkaks rääkima, et kuidas see ettekujutus on, et just eriti nagu kui oled ikkagi päris nagu vanemad, eks ole, siis kõik nagu ikkagi loodavad, et hakkab rääkima ja ma alati küsima, et kuidas te kujutate ette, et kuidas ta rääkima hakkab, kui palju see võtab aega, kas selles suhtes on ka mingisugused ootused, et kuidas see tema kõne kvaliteet võiks kujuneda ja kuidas, kui palju ta aru hakkab saama ja sest ilmselt ikkagi pedagoogina on ka selge, et vanus on ju üsna suur. Minule nagu jäi kõrva, et ta nagu ei teagi, mis sellest lapsest edasi saab, et see on üsna selline... Vaadake, kui laps satub lastekodusse, siis tegelikkuses lastekodu on asutus, eks, kus vahetuvad kogu aeg inimesed. See on nende laste jaoks väga halb variant praegusel juhul. Ja Ragna on selline piiripealne iga, me üldiselt oleme valikukriteeriumid ka ümber teinud ja nüüd on nagu Eesti kõrva- ja kurguarstide selts ära kinnitanud üle 7-aastaseid. Nagu saab 7 üldse enam nagu implantatsioonile ei võetagi, tema nüüd selles mõttes ta saab suvel 7, eks ole, selline hästi piiripealne laps, eks ju. Teades ikkagi, et need tulemused lihtsalt kõnelised ei ole nagu et ilmselt oodatakse ikkagi rohkem. Sinna kõnelejate keskkonda ja siis moodustatakse tema ümber see töörühm. Siis oli see avaldus, kuhu mina aga seal ei olnud küll mina osutades, et me võime nende riik jagab raha täna omavalitsus. See ei ole nüüd audiogrammi tegemine, see on lihtsalt lapse. Kvaliteetset teenust kuskil või ostab odavat kuskil või paneb ta hoopis perekonda. Et selles mõttes mina küll tahan, et praegu annavad ka nemad, aga me küll võimalikult kiiresti saame kokku. Seda nüüd otsustab see infektsionist, kas teha või mitte, on selline piiripealne vanus. Et praegu need muud vaktsineerimised peaks olema. Ja, eile täna just seda kiirustest vaktsineerimist ja seda on nõusoleku vormi, selle loete läbi, siia on oluline, et kuupäev ja allkiri alla. Ja siin on siis narkoosieelne küsitlus,
selle lihtsalt täidate ära, kui kaalu ei tea, homme hommikul kaalutakse laps üle. Ei ole täpne. Aga kes lapse juurde jääb ööseks? Mina. Teie. Aga ema tuleb siis või kes lastega tuleb. Jah, aga kes tema juurde jääb? Mina jään tema juurde. Aga kes nendele oskab vastata? No ma telefoni teel saaks hiljem kätte, siis ma saaks ära vastata, et praegu ma lihtsalt ei tea tema seda. Muidu poleks. Natuke ära. Mailis olen. Ma jäin ankeedi täitmisega ette, et äkki... Et ei jää. Haiglaravi panin jah. Kas ta praegu mingeid ravimeid saab? Ma panin ei. Ja mis edasi saab toimuma? Ma ei õed tulevad seletavad, ma ei oska rohkem midagi öelda. Homme hommiku pidžaama selga. Mis kellaaeg saab? Just öelda. Siis jääb ainult trussikud, sokid ja muud sõnaks. Kui kaua ta lastekodus on olnud? 3. eluaastast, aga tema vend? Nad korraga, aga vend on ka lastekodus? Ei, kõik on ilus, kõik muust osast on ka praegu rahulik ja mingisugust põletikulist, mis iganes asja ei ole ja ma loodan kõige paremat. Pereproov on korras, seal on kõik vahva. Pilt on ka, pilt natuke nagu niru on. Ta selle kõige alumise teokanali näitab ära, aga ülesse pool on nagu natuke kehvem. Aga mõlemad pooled on ühesugused ja selle alumises kanalis, mis on kõige tähtsam, on nagu piisavalt ruumi. Nibujätke see rakustik peaks kirurgi jaoks eriti sümpaatne olema, sest seal ei ole väga palju rakke ja puurimistööd on seega nagu tunduvalt vähem. Et me loodame kindlasti 2 tunniga hakkama saada ja kõik. Mina olen positiivselt meelestatud, kõik läheb hästi. Kes täna ööseks jääb? Sina Kaire? Väga hea. Nii. Aga sa oled juba korra nagu lõiganud ka. Nii, põhiline on see, et need peamised pikad juuksed tuleb võtma siit niimoodi kõik ära ja panema kohe eest ära. Siis saab pärast neid hiljem peale lasta. Isegi nii palju? Ja kindlasti. Sellepärast, et lõige tuleb siit alt, läheb kaarega sinna ja lõige lõppeb, ütleme, et selle koha peal vast siit. Nii et selle kohani kindlasti ütleme, et kõrvalestast kuni 2 sentimeetrit kõrgemale võiks olla täiesti, sest paar korda me oleme pidanud seal nagu juurde võtma. Sest tõesti need juuksed on niimoodi, et nad kukuvad pärast peale ja see nii ruttu kaob ära, see ei ole selles mõttes nii. Ja siis see kaugus peaks olema vähemalt, ütleme, et 5-6 sentimeetrit, siiamaani vähemalt. Niisugune ala. Nüüd 2 senti kõrgemalt, eks ole, ja siiamaani vähemalt sellepärast, et need pärast langevad peale, et ei ole midagi, aga meil peab olema siin nagu toimetamise ruumi. Kui nüüd hommikul tuleb Erstis Krivan ja mõtleb, et aga ma arvan, et kõik näidud näitavad seda pildi, et me peaksime tegema vasaku kõrva. Ta on harjunud vasakuga, vasak on talle nagu käepärasem ja tundub, et see vasak oleks nagu parem. Näiteks selle. Igaüks maksab umbes 200 000, 200 000, 400 000, 600 000 käevangust praegu. Täiesti.
palju selleks põhjustel teha? liiga suur on, lõikame pooleks. Palju huvitav. nii, kohe saab. Tõin leiba. mis sa ütled? Aitäh. Nad ei tea lihtsalt selle. Kuidas nad ei tea? Priit, see on mulle. Lastekodu. Jaa. No. kõik on korras, tubli oled, hea tüdruk. võtame natukene minu poole, üks väikene natukene, jah, tore, tubli oled. millega ma, Tanja, saan aidata? vererõhu mansetiga saan aidata. vaata, mis asi on, selle paneme ka sulle. noh. nüüd jääd magama. aga täna sain aru, et nojah, sest ta ütles, et vaata selle mehe peal oli külgis. Oh, maybe. Ära temaga ära ja... see osa, mis me siin praegu teeme, see on nagu kolju pealt selle platsi ette valmistamine, see on niisugune rutiinne töö, aga siin on olemas üks ebameeldiv veresoon. alati on tore, kui õnnestub seda vältida. aga see ei sõltu mitte niivõrd kirurgi osavusest, kuivõrd anatoomiast. pane natukene näitan kokku. Contact. me võime hakata. no mõtteline. jah. okei. hästi väike. ära pane keelekest, sa ei kuule niikuinii, mind ei kuulnud enne ja nüüd sa ka muidugi ei kuule mind, aga mina ikka räägin. Lõikus läks hästi. Kirurgile kõige niisugune kihvtim etapp on see teo sisse augu tegemine. See läks meil väga hästi ja mis on lapse seisukohast kõige parem? Elektrood mahtus väga hästi tikku sisse.
peab selle näpitsa sealt võtta. mis teie siin? No näe, silmad lahti ja. siin märjaks ka. kas sa tahad teha? Kus sa said? Haime käest. Hakkan. Enne puhtasti ma panen niimoodi. Huulepulka tahad? No. Oskad ju, sa vahest paned endale peale. Teeme su ilusaks. Venna sünnipäev, venna pidus. Tingi ka. Raigole. Raigule lasteaiakingis. Aga kas ei tea, kas Udi võtakse kaasa või? Raigole. Söödaks korra, mitte. See jääb päris ilusti tagasi. Mida 5. ma vaatame seda. Midagi nagu on vist. On sul ootava näoga nüüd? Nüüd on jah. Oli. Laps väidab, et tuli, panen siia siis kooli. Arvad, et kohe esimese korraga võib-olla teha mingi väike no 10 vist. Nüüd toimub see lõhkust. Lülitame nüüd sisse. Lülitame sisse. Hästi ettevaatlik programm küll, aga no.
Ei taha? Ei taha. See on natuke liiga kõva. Ja. Selge. Jah. Ei ole. Siis on nõrkem, eks ole. Panen praegu päris nulli volüümi ja siis kui peas on, siis keeran vaatame. Siis põhiline on mitte ära ehmatada seda. Nullis on No, praegu oli hästi nõrk on. Vaata, kas on ühe peal. Nullis, ma kirjutasin 7. No vot. Täitsa maas on siis. Täitsa maas on. Ja see nõrgem programm on, jah? Ennem ei olnud. Kohe. See ei olegi midagi väga ebatavalist. Ma kardan, et nii on nende teistega, kes siin on need suuremad lapsed. Siin kotipuka. On või? Kollega. Lähme. Lähme. Joo, lähme siis. Kas sul on yksi? Mul tuleb tähti, aga mina ei tea. Alatus praegu. Üksed kõik ei ole. Üles läbi. See olegi mulle. väga hea, kui te lasteaeda jäid, siis sa saad homme kätte, kui te siia jäid. Nii, P2 ja number on oi väga vähe. Keerame juurde, ei kuule. Papa, kuulen. Tule. Teeme hääle lahti, koputame hääle lahti. Vot, tubli, juba hakkas tulema nüüd. Ei ole iid meil täna. I läks kaduma. Titta. Kus on titta? On, võta silt, pane kõrvale. Paati. Vaata peeglisse. Õige, tubli. Mis see on? Räägi sina ka.
tubli. L on natuke sassi läinud. Tule proovime. Proovi ise. Julgelt. Jaa. Jaa, tuleb. Kuulame ka. Kuulame. Võtame esialgu 2 pilli praegu. Sa kuulsid hästi. Tubli. Kas me võtame 1 pilli juurde? Võtame. Tubli tüdruk. Väga tubli. Jälle õige. Sa ei tee üldse vigu enam. Mis see tähendab? Mis see on? Ei, palun. Mis tähendab? Anna. Mis tähendab? Ei ole. Anna. Ja see on kombi. Nüüd räägi. No, hästi. Oli on sama k, meil päriselt ei ole veel, me alles hakkasime seadma. Head aega, Ragne, head aega.
sulle silmad kuula vaikust, pida oma pilk, pida. Muidu kardan, et ma haistun. Väikses nagu kastetükk. Ära küsi, ühtki sõna ma ei tea. Sõnad kaovad, nad ei püsi, sõnad kaovad, nad ei püsi.